on jõudnud pühapäev. Me oleme lõpetanud hommikusöögiga, kõik on ennast kokku pakkinud, mandri suunas minekut juba teinud ja mina lõpetasin nüüd final koristamisega, mis tähendab, et on täpselt samamoodi aeg naaseda Tallinnasse. Küll aga ma mõtlesin, et ma enne eputan oma esimese piparkoogimajaga, mida siis Marina ja Karo aitasid mulle ehitada. See täppide töö, ma ütleks, et see on fenomenaalne täiesti. See aken on disainaken ja kuna Artur otsustas süüa ära ühe tüki korstnast, siis meil on kolmenurkne korsten, aga noh, ongi loomingulisem, ongi erilisem ja ma avastasin selle nädalavahetuse käigus, et üks asi, mida ma kunagi ei ole arvanud, et ma oma ellu vajan, ma vajan ja see on nõudepesu masin. Kuna meil on alati väike pere olnud, mina, ema, isa lihtsalt ja ma ise olen enamus oma elust elanud kas üksi või siis ainult elukaaslasega, siis ei ole kunagi nagu vajadust olnud, sest nõusid ei ole nii palju, aga oh my god, see on ikka nii mugav, lihtsalt see on nii mugav, nii et kui ma hakkan oma köök ümber tegema, siis nõudepesumasin. Nõudepesumasin! Nüüd aga, Lillu, kas meie stardime? Lähme ja ütleme taida kuusepuule, tõmbame kardinad ette ja stardime mandri suunas. Ma ei satu väga tihti laagrikanti, mis tähendab ainult ühte. Te olete tõenäoliselt märganud, et mul kodus endiselt ei ole kuusk üleval ja endiselt on kõik kaunistamata, sest ma ei ole jõudnud ausalt öeldes täiendada oma jõuluehete varusid ja osad asjad said Muhumaale, osad asjad said kontorisse, nii et me oleme mulle reitsilt meeldib Tallinnas iseenesest Shishiga, aga see on natukene liiga fancy minu jaoks, nii et Hortes on täpselt siuke vahepealne hea balants, et väga palju ilusaid asju, väga lai valik, aga tavainimestele. Mul on kõikide nende nipsasjakestega täiega struggle, nad näevad nii nunnud välja, ma täiega tahaks neid osta, aga minimalist minus on nagu, sul ei ole neid vaja, sul reaalselt ei ole neid vaja, aga nagu what is this? What is this? How are you so cute? Me oleme stuudiosse jõudnud! Ma viisin Lillu koju ära, sest tal on väga raske nädalavahetus olnud. Nii palju jooksmist, nii palju rahvast, nii et tema läks tuttu. Aga ma ise armastan üldjoontes pühapäeviti tulla stuudiosse, kui mitte kedagi ei ole. Käia üle kõik pinnad, pesta põrandad, panna prügi välja viia, panna taara kokku ja vaadata üle, et kas esmaspäeval on vaja midagi tuua, mingi kohvikoort või suhkrut või mis iganes. Küll aga, kuna me juba siin oleme, siis ma mõtlesin, et ma teen 2 ühes lisaks koristamisele. Ma näitan teile oma vlogimistehnikat, mida Maiu tahtis näha ja näitan ka objektiive, mis on mu lemmikud, mida Kaisa tahtis teada. Nii et lähme vaatame kiirelt tehnika üle. Welcome to the magic bag. Ehk siis mu tehnikakott, pean ütlema, et see on mu kõige lemmikum. Siin on nii palju väikseid sahtleid, nii palju kohti, kust ligi pääseda, et kui ma tahan näiteks drooni kätte saada, siis ma ei pea kogu seda asja lahti tegema, ma saan siit on ja droon on mul siinpool, aga põhimõtteliselt saate aru, et erinevatest sahtlitest pääseb ligi. Nii et üli mugav kott ja vaatame, mis meil siin sees on. Tada! Mu kõige lemmikum uus pillikene, milleks on otse loomulikult DJI Mavic Air 2S. Ütlen ausalt, see pill reaalselt lendab ise. Ma ei pea mitte midagi tegema, ta on nii tark. Pluss pult, mis sellel kaasas on nii lihtsasti kuidagi kontrollitav. Ehk ülilihtne lennata. Mul on nii kahju, et ma Tallinnas ei saa otseselt kuhugile niimoodi minna kaadreid tegema, sest tegelikult kui ma monteerin, siis mulle väga meeldib alustada siukest ilukaadritega. Aga it is what it is, peame rohkem linnast välja minema selle vlogmassi jooksul, siis saab rohkem lennata ka. Aga võtame järgmise asja, mis meil on siin. Meil on siis siin Sony A7 III, mida ma kasutan siis pildistamiseks. Praegu on siin ees 17-28 objektiiv, mida ma praktiliselt üldse ei kasuta tegelikult. Et see on harv, kui ma selle kätte võtan. Et mu go-to objektiiv on kohe kindlasti alati Sony FE1.8 85 milli, sest no ma ei tea, see teeb lihtsalt kõik asjad nii ilusaks. Ma olen see inimene, kellel meeldivad väga nagu 1.8 avaga objektiivid, sest kõik on nii ilus blurri tagant. Et see on kohe kindlasti see
objektiiv, millega ma enamus pildid olen teinud, mida ma kõige rohkem armastan. Nüüd, lisaks on mul siin kotis tegelikult ka veel GoPro 9 Black. Seda ma siis kasutasin näiteks Zanzibaril selle jaoks, et teha kitesurfi kaadreid. Suhteliselt harva leiab tegelikult minu jaoks GoPro kasutust, mis on nii naljakas, sest ma alustasin üldse YouTube'is vlogide tegemist GoPro Hero 4-ga äkki või? Silver, mingi nagu rets vana kaamera, mulle nii meeldis see. Ka just sellepärast, et sellel oli full on nagu lai objektiiv, on ju. Nii et ma alustasin üldse vlogimist just nimelt GoPro'ga, et tänasel hetkel ma kasutangi teda ainult siis, kui ma lähen ujuma või mingit ekstreemsporti tegema, nii et suht harva. Aga lisaks sellele on mul siis, vaatame siit, ZV1, mis on siis see vlogikaamera, mille ma ostsin endale eelmine aasta. Siin all on siis see mega mugav statiiv, mis on praegu ka selle kaameral, millega ma siis hetkel filmin. Ehk mulle väga-väga meeldis see kaamera, ZV1, sellepärast ma selle ostsin. Küll aga olen ma nüüd täielikult armunud sellesse kaamerasse. Ja sellel on ainult üks lihtne põhjus ja see on see, et on võimalik vahetada objektiive. Ehk et praegu mul on siis Sony ZV-E10 käes ja ees on 10-18 objektiiv nagu rets kui ilus. Ma saan lihtsalt nagu teile kõike näidata, kõike näete ja ma ei pea kätt üldse kaugel hoidma. Samas, kui ma tahan teha mingit ilusat close-up kaadrit lilist kuuse taustal, siis ma saan oma 85 millise siia ette panna 1,8 avaga ja siis on lihtsalt nagu nii ilusad kaadrid ehk mul on tunne, et see kaamera peab muga koju tulema varsti, mis tähendab seda, et ma siis ZV1 müün maha, nii et kui kellelgi on huvi vlogi kaamera vastu ja pigem just ei taha näidata mingit retsilt suurt pilti või ei taha investeerida sellesse, et vahetada objektiive, et siis tegelikult see on nagu mega mugav kaamera, mida kasutada. Küll aga ma jätsin täiesti mainimata, et aeg-ajalt ma kasutan ikkagi iPhone 13 Pro'd, sellepärast et see kaamera on küll pisike ja kerge, ehk siis tal on nagu mugav hoida pikalt nagu käes, aga ta ei mahu sul taskusse, et kui ma lähen poodi, siis ma ilmselgelt teda ei pane endale kaasa, et siis hüppab ikkagi välja iPhone 13 Pro. Aga nii palju mu tehnikast, nüüd on aeg koristama hakata. Minimalist andis endast parima, aga jõuluhull vajas Hortesest mõnda asja, nii et ma mõtlesin, et ma näitan teile, mis ma endale kokku ostsin. Kõige esimene asi oli see, mille pärast me sinna läksime. Ma tahtsin mõnda täiendavat poolpoolsi endale kuuse peale ja ma tulin välja sellistega. Okei, te näete tagurpidi, aga you get the gist of it. Ülinunnud, läbipaistvad, sees on siuke kerge lumi, põdrake, kuusk, poolpoolsid ja käbi. Oh my god, kui nunnud need on. Need sobivad mu kuuse peale ideaalselt, ma ütlen. Siis ma võtsin midagi, mida ma ei olegi kunagi enda kuusele ostnud, ehk et kujukesed. Mul on üks kujuk olemas, mille Preili Sander Raju mulle kinkis, sellepärast et see on unicorn ja ma olen teadupoolest maailma kõige suurem unicorni fänn. Ja nagu üks sarvikud ja jõulud on kaks asja, mis teevad mind meeletus koguses õnnelikuks. Nii et sellel aastal ostsin ma elus esimest korda endale kuuse peale kujukesed. Ja ei, need ei ole unicornid, need on hoopis oravapoisid. Oh my god, kui nüüd need on. Ja nende kõrval oli see mõmmi. Nii et ma haarasin endale neid kujukesi ja ma arvan, et they're gonna look good. They're gonna look very, very good. Siis ma võtsin endale midagi, mida mul tegelikult vaja ei ole. No päriselt ka ei ole vaja, aga ma ei suutnud vastu panna lihtsalt. Helendavad kuusekesed. Ma hetkeks mõtlesin, et ma olen nagu Rookie mistake'i teinud, et ma ei ostnud patareisid, sest kui ma nuppu on-off vajutasin, siis see ei töötanud, aga siin oli lihtsalt üks stikker, mis oli vaja vahelt välja tõmmata ja siin nad on. Ilusad helendavad kuusekesed. Ja kõige viimane asi, mis ma endale ostsin, oli ja see läheb sinna. See läheb sinna teleka ette, eeldatavasti.
Võib-olla ta ei sobi sinna üldse, mis tähendab seda, et me peame, palun vabandust, ma võtsin endale ekraani, et ma näeksin, kas ma enam-vähem õiges suunas filmin. Võib-olla ta ei sobi sinna absoluutselt, nii et siis me peame kontoris tagasi tooma need, mis seal originaalis eelmine aasta oli teleka kummagi külje peal, aga proovime selle järgi, äkki sobib see ka. Ja nagu te tähele panite, siis seal nurgas on täielik tühjus, mis on meeletu anomaalia, sest tavaliselt on novembrikuus mul juba 6 kilosesti nurgas olemas. Sellel aastal ma ei tea, kuidas see juhtunud on, et mul päriselt ei olegi veel kuuske püsti pandud. Ma täna mõtlesin, et ma panen, siis ma läksin kontorisse, mõtlesin, et võtan oma need tulukesed kaasa, särgi, tulukesi polnud. Ma ei tea, kuhu tulukesed kadunud on, nii et ma pean homme kontorirahva käest uurima, mis neist saanud on. Ja siis loodetavasti ikkagi saame kuuse püsti. Õnneks on minuga see, et ma hoian tavaliselt teda mingi märtsikuuni. Mu loogika on see, et kuni on kogu aeg pime, siis ma hoian kuuske, sest mulle nii meeldivad need tulukesed. Nii et me vähemalt saame seda päris pikalt nautida. Aga nii palju positiivsel noodil. Nüüd lähme negatiivse noodi juurde ja see on siis see, et ma failisin oma sammu väljakutsega ja oma 15 minuti väljakutsega 2 päeva järjest siin praegu. Esimesel päeval tuli vist 8000 sammu, teisel tuli mingi 6000 enam-vähem ja kummalgi päeval ma siis trenni ei teinud. Ja that's not cool. That's not cool at all, sest ma olen endale lubadus andnud ja endale antud lubadustest peab kinni pidama. Need on kõige olulisemad lubadused üldse. Nii et ma mõtlesin, et ma proovin ennast kuidagi aidata, et sihukest asja sellel nädalal juhtuks. Ja ma avastasin, või tegelikult ma olen alati teadnud, aga ma nüüd siis panen praktikasse selle, et ma panen endale selle jalutamise aja ja trenni aja reaalselt kalendrisse kirja, sest nagu te olete aru saanud, siis ma elan oma kalendri järgi või siis täpsemalt Notioni järgi. Ja see on nii armas, et päris mitu teist tahakski reaalselt pikemalt kuulda Notioni kohta ja mu templiiti saada, nii et ma kindlasti vlogmassi jooksul teen selle ära. Üks päris huvitav kommentaar tuli ka vlogmassi alla, et stiilis, et päris raske võib olla elada niimoodi, kui sul on iga tund planeeritud põhimõtteliselt. Ja ma saan täiesti aru. Enamus normaalsed inimesed ei taha elada sellise elutempoga, ei taha elada nii, et sul on kõik asjad checklistitud, aga mulle isiklikult see väga meeldib, sest siis ma tunnen, et ma kasutan oma aega reaalselt kõige paremini selle jaoks, et teha neid asju, mis minu jaoks on olulised. Et mu jaoks on oluline teha oma tööd väga hästi, ma tahan olla oma ala spetsialist, oma ala tipp parim, nii et selle jaoks ma pean päris korralikult tööd tegema. Ma tahan, et mul oleks aega sõprade jaoks, ma tahan, et ma jõuaksin sõbrannade lapsi hoida, kui neil on vaja. Ma tahan, et mul oleks aega, ma ei tea, reisile minna ja nii edasi ja kui ma ei planeeri oma aega, siis neid asju ei juhtu. Ehk siis mina olen otsustanud selle pärast suhteliselt tempokat elu elada ja kohe kindlasti ei ole see kõigi inimeste cup of tea, et täiesti arusaadav. Minul on lihtsalt vastupidi see error, et kui mul ei ole midagi teha, siis ma natukene tunnen, et ma raiskan oma aega sellel planeedil. Ma ei tea, kui palju päevi mul antud on. Ma tahan kogeda nii palju, kui vähegi võimalik on ja seetõttu ma võib-olla, aeg-ajalt pingutan natukene üle, aga see on taaskord selline asi, mis mulle sobib ja kohe kindlasti ei pea olema kõigi cup of tea. Ühesõnaga, kuhu me jõuda tahtsime omadega? Notionisse paneme kirja ilusasti endale kõik treeningplaanid ja ma hakkangi nüüd otsast tegema siis oma järgmise nädala plaani. Panen kõik kirja, et mis mul toimub ja siis ma lähen tuttu ära. Nii et ma arvan, et siinkohal on hea hetk vlogmas osa, ma ei tea, mitmes meil on täna 12 äkki, lõpetada, aga enne seda üks viimane asi veel. Te aitasite mind täiega hommikumantli osas. Ma lähen sellel nädalal nüüd shoppama natukene kõikide nende poodide osas, mis te soovitasite. Nii et mul on teile üks lähteülesanne veel, palun. Need on H&M-i kõrvarõngad. Mulle retsilt meeldib selle kuju. Küll aga ei ole nad hõbedast, mis tähendab mu kõrvadele nad väga ei meeldi ja ma ei saa neid väga pikalt kanda. Nii et kui te peaksite teadma, kust ma võiksin saada endale samasuguse kujuga hõbedast kõrvarõngaid, siis it would make my day. Päriselt ka. Nii et andke kommentaarides teada, kui teate, kui ei tea, siis egast midagi. Näeme juba järgmises vlogis. Tšau!